selle aja mõtlesin, kõvemini. terve selle aja mõtlesin, et enne teie juurde jõudmist oli siis 2012, et oli veel nagu see eelteekond, et kus ma käisin Reikis veel ja sain sealt igasugused enda arust siis teadmised või et igasuguseid selliseid ettevalmistusi, et teie energiaga kohtuda, et ma mõtlen ikka seda, et see oli nii võimas nagu. Mäletan seda võrdlusmomenti, kui ma enda sees võrdlesin, et oi, et see on ikka 100 korda tugevam kui Reiki. Ja siis, kui ma sain aru, kes te olete, et see oli väga šokeeriv. Et see 1,5 päeva, mis ma siis tookord arvutist eemal olin, siis ma pidin seedima asja, et kas tõesti siit ekraani pealt ema Maarja. Ahah. Et see oli meeldivalt šokeeriv, aga samas, et juba siin või et kuidas nii. Et sellised skiirikuid olin ma ka taotlenud enne juba igasuguseid. Et olin sellega ka kursis, et kuidagi hinges oli see teadmine, et ma midagi ootasin, kedagi ootasin. Valget laeva. See tuli. Aga et see liikumine teie energias, et ma ju ainult siis oli hästi, kui te kogu aeg suhtlesite minuga, hästi, ma ei tea, kui kaua tunde te ootasite minu taga, et ma saaks samale lainele. See teadvus lihtsalt ujus mul ära, nagu ikka maalasel, et see ei püsi paigal teiega suheldes ammu siis millegi ülesande täitmiseks, et raske oli, väsitav oli, kui hing hakkas avanema. Aga see tunne, et olen koju jõudnud, see oli kohe nii kindel, et võt nii jah, siin. Aga loomulikult ega ma siis ei teadnud, et kuidas ma ennast pean pingutama ja puhastuma, et seda ma ei teadnud siis jah. Et algus oli selles mõttes selline hurraaline. Ja tegelikult see puhastumine ja kogu see protsess, mis hakkas käivituma, et see tuli moodi hiilisligi. Ega siis kohe ju ei räägitud pikalt millestki, mis ees ootab, ammugi seda, et me täna istume siin, eks ole. Et loomulikult ma endise kooliõpetajana sain ju aru, mis on kool, eks. Ja selles mõttes põhijooned on ikkagi koolile omased, aga maaväline juhatus ja eriti veel selles kiirguses toimetamine, see on omaette väljakutse. Sellepärast, et inimese sees on ju 2 poolt, eks. Ja see ego pool, kui seda ei ole puhastatud või kui inimene on pikalt meist eemal olnud, siis see ego pool hakkab domineerima. Ja see on huvitav, et kuidas siis see vaatenurk kohe muutub. Et see, mida sa võib-olla ühel hetkel pooldad ja pead väga õigeks, et siis seal teises situatsioonis olles, kus sa oled eemal või kui ego on ennast jälle õitsele löönud, et siis mõtled, et oi, näe, mis ta teeb või ma ei ütle, et seda teie teete või teie peas on nii olnud, aga see on väga inimlik, eks ju, et hakkad kahtlema ja hakkad mõtlema, et kas see ikka on ja näe, sellised lugusid on küll olnud, mis sarnased on, nüüd ta viib meid sinna petuteele. Ja, et selles mõttes on raskusi olnud, eks ole, tõenäoliselt väga paljudel, ka neil, kes alguses olid ja siis lahkusid. Aga sellel teel on väga tähtis meeles pidada seda, et kui sa alustad, siis lihtsalt tule, eks ole, ja hoia loojast kinni. Ja mis võib-olla praegu meil ja siis ka välisel omavahelises lävimises on raske, on see, et me räägime küll inglitest, aga need, kes on harjunud neid tavapäraseid ingleid, kui tohib nii väljendada, pidama valguseks ja sõpradeks. Et meie inglid on ju tegelikult maa esivanemate inglid. Ja see on teine sagedus, nii nagu ka Armas Trunval on öelnud, et maa ema inglid, ehk siis maa vaimne hierarhia või maa vaimse hierarhia inglid, sest nad on ingelikus olekus. Et see on omaette kategooria. Ja nad suhtlevad teisiti, nad suhtlevad karmimalt, otsemalt, nii nagu vanemad teevad seda. Nii nagu varem tehti, et laps on vanemate hoole all, vanemad on täisteaduslikud olendid, teavad, kuidas see areng peab toimuma, oskavad suunata ja juhtida ja ka õigel ajal karmid olla. Mis on tänapäeval läinud raskeks, ongi see, et
lapsed on asetatud kuldsele troonile ja laps hakkab sealt ülevalt ütlema, mida ma tahan ja mida ma ei taha ja mis sealt kõik veel inetusi tuleb. Et tegelikult sellega läheb maailm pahupidi. Ja. Aga et noh, see on kasvatusteema, millega me ju ka tegeleme. Aga et kasvatusteemad on ka enda sisemise poolega vaja läbi viia. Et olla teiste juht, et saada aru, kuidas see maa esivanemate inglite juhatus käib ja miks see nii käib, eks ole. Et noh, nii ühel kui teisel on tekkinud vahepeal see küsimus, et no kas peab nii karm olema. Ja karm ei olda mitte kohe alguses, vaid see on niimoodi, et kui sulle on juba antud, kui sind on õpetatud, kui sind on treenitud ja sa oled öelnud, jah, ma sain aru ja ma tahan tulla ja olla, siis järjest enam need nõudmised ju lähevad rangemaks. Sellepärast, et väljaõppe eesmärk on ikkagi teisi inimesi juhtima hakata, see on see mentorlus, eks ole. Nii. Ja saame ju aru ka sellest, et mentoriks ja teiste inimeste juhtimiseks on sobilikud pigem need inimesed, kes on juba kauem ilmas elanud. Et tänapäeva maailmas on küll niimoodi, et kõik tahavad hästi nooruslikud olla, mis ei ole ju pahe, eks. Aga et alati tuleb aduda oma iga ja ka east lähtuvat rolli, eks ole. Nii et see on hästi tähtis, sest lastel on praegu just keeruline selle tõttu, et täiskasvanud ei taha enam täiskasvanud olla ja neil ei ole enam võtta eeskujusid, kes suudaks neid ohjata. Nad on küll väga sensitiivsed ja nutikad teatud mõttes, aga elulises mõttes peab ütlema, et järjest saamatumaks jäävad väga paljud.